ilusa päeva. Me lähme nädalavahetuseks nüüd Rootsi üldse. Ma olen sel nädalavahetusel 35 nädalatõrse ja ühtlasi see on siis nii-öelda viimane võimalus või noh, jah, mingis mõttes ka võimalus, et üldse minna natukene välismaale ja me läheme rongiga sinna ja autoga suht lähedale Kopenhaagenile, et nagu selles mõttes me kaugele ei julge minna hetkel. Kott on pakitud, me lähme sinna spaasse 9 ööks ainult ja siis täna ööbime siis selle spaas ja homme siis lähme Malmöst läbi. Meil on mega ilusad ilmad, meil on reaalselt 26 kraadi siin hetkel see nädalavahetus. Taani natukene annab nii-öelda vürtsi ja magusat ilma meile. See spa on niisuguses looduses ja ei ole nagu mere ääres tegelikult, aga seal on ujumiskohad, nii et mul muidugi tuleb lõbus aeg, kuna iga kord, kui ma lähen spaasse raseduse jooksul, siis mul mõned probleemid tekivad. Ehk siis ma tean, et mis mu juba järgmise nädal plaanid on, et neid probleeme lahendada. Aga kuna see on viimane võimalus, siis see ei ole nagu ohtlik lapsele või midagi niimoodi. Või ohtlik mulle. Aga natukene tüütu tegeleda nende probleemide, ehk siis ma getting infectionid saan iga kord, kui ma käin spaas nende kloorivees ujumas nii-öelda. Aga see on siis see plaan, nii et lähme seiklema. Siia valguse kätte praegu. Aga meil on nüüd spaas käidud. Käisin just pesemas, nüüd on õhtusöögi aeg. Oleme niisugustes käbinis. Üks pool on meie pool nii-öelda siin ja teine pool on kellegi teise oma. Aga siis me oleme ümbritsetud niisugust käbinitest ja siis on põhimaja ka, kus me siis sööme õhtust ning kus on ka spa. Olen siin meie pisikesega, kes ei ole nii pisikene enam, aga oota, ma näitan, mis outfit mul on. Honey, do you want to show my outfit? Yes. Okay, you have to come out. Okay, and I guess it's, it's not locking. It's not locking. So, Dada, here's a pumpkin, here's me. No, you have to put it this way. Okay, I'm sorry. You have to. It's filming. I don't click anything. Know. Did you click something? No, I didn't click anything. I just wanted to get all of you. Okay. Good morning. Nii, teine päev on ja reisikene saab kohe läbi. Ma olen natukene meiki peal, kuna otsin endale statiivi kaasa ja tegime siin Rootsis põllul natukene pilte. Nüüd tankimegi ja siis tagastame auto nii-öelda omanikule ja käime natukene Malmös ringi. Just natukene baby asju võib-olla ja käime ringi ja vaatame ja kohvitame ja kaneelstängi sööme ja nii. Ehk siis koosi Taani. Oleme siis Malmös hetkel ja Birgit on nii klamsi, et kukkusin enda jalatsidega, plätudega niimoodi, et jalats läks katki ja mul on ainukene paar kaasas põhimõtteliselt. Ja ümber nurga juhuslikult oli parandaja, nii et me oleme sinna, mina olen paljajalu ja vaatame, kas saab parandada seda ära ja kui ei saa, siis tuleb osta uued plätud endale, sest mul ei ole mitte midagi muud kaasas.
ostsime siis mõned asjad Lindexist. Tudu pluuse sellise. Siis 2 setti ostsime. Ühe siis, mis on 2-4 kuud. See on üldse 9-12 kuud, kuna Hendrik tahtis seda. Nii. Ja siis üks sepp niukene, mis on 4-6 kuud. Ja vaadake, kui armsad šokid isikesele esimesteks kuudeks. Tere hommikust! Ma olen täna viimast päeva siis tööl ametlikult. Ehk siis beebipuhkus ootab mind. Või ma ei tea, kui palju seda beebipuhkuseks nii-öelda saab mainida või nimetada. Aga ma teen täna kodukontorit ja olen sinna enda workstationi teinud. Beebi asjad juba ootavad seal. Ja hetkel teengi väga tugevasti offboardingut, et võimalik palju saaks kas siis tehtud või siis minu õlalt saaks kellelegi üle kantud nii-öelda. Me praegu tühjendasime natukene selle beebitoa ära, kuna Hendriku vend koos naisega tulevad meile sel nädalavahetusel külla. Ehk siis pidime natukene kõik asjad sealt välja tooma nii-öelda. Aga see on tänane plaan ja ma võtan teid sellele pisikesele journey'le kaasa ja vaatan, millega see video nii-öelda ühineb, kuna ma ilmselt terve päev ei filmi. Aga jah. Ma ütleks, et see on pigem ebanormaalselt raske päev olnud ja see pole isegi läbi veel. On nii palju offboardingut teha, kuna hetkel selles tiimis ma olen kõige kogenunud ja kõige kauem olnud selles tiimis. See inimene, kes on kõige kauem tegelikult selles tiimis olnud, läks juba emaduspuhkusele 2 kuud tagasi. Ehk siis tiim on suuresti kasvamas ja muutumas, ehk siis ma pean kindlaks tegema, et teil on võimalikult palju informatsiooni, kui nad alustavad ja nad teavad, kuhu vaadata. Või vähemalt ma tunnen, et see on minu kohustus. Ehk see ongi see, mis ma teen hetkel. Võtan enda kohvi ja vaatan viimased asjad üle. Ja loodetavasti siis leian ka aega, et panna vähemalt pesumasin tööle beebitoodetega, mis on minust tänane siht olnud. Aga vaatame. Tere hommikust suvekodust! Me oleme Hendriku pere suvekodus nüüd. Mina enda väikse punuga, mis ei ole nii väike enam. Täna olen 36 nädalat rase. Ehk siis tegelikult iga kell beebi võib tulla, aga ma usun, et veel ei tule. Mul ei ole vähemalt mingeid sümptomeid, et beebi on tulemas. Aga sellisena ma siin ringi uitangi. Hendrik läks pagarisse ostma saiakesi ja hommikusööki meile. Mina siin hetkel munadega keedan mune ja katan laua ära õue ja koristan natukene siin. Et jah. Hommikusööks söödud ning lugesime natuke raamatut ja siis kuumenelisime natukene üle, nii et lähme randa ja ujuma. See on selline Taani suvemäng. Eks sa pead nii klotse. Jah, just niimoodi. Did you win? Pead neid klotse niimoodi maha viskama. Hendrik võitis, nagu te aru saite. Ma loen hetkel raamatut Danish Way of Parenting. See on huvitav lugemiseks, kuna loomulikult mu laps on pool taanlane. Ehk siis huvitav oleks lugeda muidugi, kuidas siis Taani moodi nii-öelda vanemlus on. Ma olen 40% raamatust loetud. Ma isegi praegu soovitaksin seda raamatut lugeda ka
kõigile tegelikult. Et see on väga hästi huvitatud üles ehitatud, ei ole nagu niisugune muula, pigem ongi nagu faktide põhiline, toob nagu perspektiive sisse, et kuidas siis taanlased nii-öelda kasutavad nende lapsi. Ja ma ütlen ausalt, nagu vahepeal ma ise ka olen nagu jälginud lapsi siin, et muidugi lapsed karjuvad ja nutavad ja ei ole nagu rahul asjadega, aga üldpildis laste kuidagi emotsioon on natukene teine Taanis, mida ma vähemalt tähele olen pannud. Ja ma toon nagu ühte näidet näiteks sealt raamatus ka, et kuidas siis lapsega niimoodi rääkida nagu näiteks, et vaata hästi tihti nagu vanemad ütlevad, et mul on hästi paha laps, et ei söö üldse. Kuidas seda nii-öelda nagu mitte süvendada seda lapsele, vaid muuta see sõnastus nagu ringi pigem ja panna positiivses perspektiivis. Kui laps on näiteks pahur, et kuidas taanlased tavaliselt siis nii-öelda seda approach ivad. Ühesõnaga, soovitan lugeda, kui olete huvitatud. Tere hommikust! Hetkel on juba 3. päev tegelikult ja ma unustasin täiesti filmida eile. Aga viimane päev siin suvekodus ja me võtame enda raamatud või Kindle'id kaasa, kaardid kaasa ning täna on siin kohalikus linnas turg. Ehk siis lähme vaatame turgu või lähme turule. Õhtul sööme kuskil väljas. Käisime just tegelikult trennis juba. Kell on juba 2 tegelikult. Ehk tegelikult ei ole hommik isegi.